mõte. Imelihtne on leida põgenemisvõimalus, kui ei taha enda sisse vaadata. Peegeldab inimloomuse üht tüüpilist kaitsemehhanismi, vältimist. Sageli, kui meid tabavad ebamugavad tunded, valusad mälestused või sisemised konfliktid, otsime intuitiivselt viise, kuidas neid mitte tunda ega nendega silmitsi seista. Endasse vaatamine tähendab enese ausat ja põhjalikku analüüsi. Oma mõtete, tunnete, uskumuste ja käitumismustrite uurimist. See on keeruline, vahel isegi valus protsess, sest võib paljastada haavu, mida me oleme aastaid ignoreerinud või alla surunud. Põgenemisvõimalusi on lõputult. Mõni uputab end töösse, et mitte tunda sisemist tühjust. Teine sukeldub sotsiaalmeediasse või meelelahutusse, et vältida vaikust, mis tooks esile tõelised probleemid. Kolmas võib leida lohutust alkoholist, söögist või muudest sõltuvust tekitavatest harjumustest. Ka pidev füüsiline liikumine, reisimine või uute suhete alustamine võib olla põgenemine. Kõik selleks, et mitte peatuda ja kuulata iseennast. Sisemine vaatlus nõuab julgust ja ausust. See tähendab valmisolekut tunnistada oma vigu, aktsepteerida ebakindlust ning lubada endal tunda tundeid, mida oleme harjunud maha suruma. Tihti kardetakse, et kui korra lasta tõelisel minal pinnale tulla, võib see murda senise identiteedi. Kuid tegelikult on just see enesevaatlus edasimineku ja kasvu eelduseks. Ilma selleta jääme korduvatesse mustritesse kinni ja laseme hirmudel oma elu juhtida. Põgenemine võib pakkuda ajutist leevendust, kuid ei vii püsiva rahuni. Kui me ei tegele oma sisemaailmaga, jäävad lahendamata küsimused meid alateadlikult mõjutama, nii suhetes, tööelus kui ka isiklikus heaolus. Endasse vaatamine ei ole nõrkus, vaid tugevuse märk. See on julgus otsida tõde, isegi kui see ei ole meeldiv. Ainult nii saame ennast tõeliselt mõista ja liikuda edasi terviklikuma, teadlikuma inimesena. Põgeneda on lihtne, aga jääda ja vaadata enda sisse, see on tõeline julgus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!